Richard Roht, tsaari ohvitser. 1914. aasta suvi leidis mu jälle Tartust. Reaalkool jäi lõpetamata viimasel veerandil. Polnud mahti. Valgas tuli elada ilma söögikotita ja kõik maksta puhtas rahas. Pealegi oli Valga reaalkool ehtis kroonukool, kus polnud juttu kuidagist, vaid kus pidi, kui tahtsid koolis püsida. Kõik olema nagu inimestel, oma munder seljas, raamatud ja õppeabinõud jutis ja ka kostikoht pidi olema inimlik. Seda käidi sageli kõrgemalt poolt vaatamas ning avaldati vastavaid soove või tehti asjakohaseid märkusi, kui ei leitud kõik olevat küllalt noobel. Nii et vaja oli palju puhast raha. Ja kust seda võtta? Kostikohamaksud, õppemaksud, raamatute, õppeabinõude, rõivaste ja pesukulud, sest isa kodus polnud enam ühtki hinge, kes oleks paari sokkegi kudunud. Kõik see nõudis oma. Kodutalu oli rendile antud ja rent polnud kuigi suur. Polnud ka isal raha puu otsast võtta, kuigi ta rahul olles mu siirdumisega kroonukooli, kus poiss kõndis ringi mundris nagu mõni riigiametnik, oli mu vastu muutunud. Poisil oli palju väljavaateid peatseks keskkooli lõpetamiseks ning ülikooli astumiseks. Seda uskus nüüd isagi ja ta lugupidamine pojast kasvas. Ta tegi pingutusi poja toetamiseks ja oli suvistel koolivaheaegadel üsna leplik ning erapooletu, mõnikord koguni liigutavalt isalik. Tundsin, et selleks mõjus kaasa juba ka mu nimi. Ärksamad inimesed ümbruskonnas olid lehtedest lugenud mu asjakesi ja kui saadi isaga kokku, siis räägiti sellest lugupidavalt. Isa ise ei pidanud mu kirjutamisest kuigi suurt lugu. Aga kui rahvas vana rohu pojast hindavalt rääkis, siis oli lõpuks sellest veidi meelitatud ka vana Roht ise. Kõva kärkimisi, paljusid ähvardusi ei olnud väga palju, sageli klappisime päris hästi. Nii et asjad olid nagu üsna kenad, aga nagu öeldud, raha. Isalt saadavast rahast ei jätkunud. Kas minu oma saamatuse või suurte kulude pärast ei oska praegu enam otsustada ja kuna kirjutamiskunst otsapidi käes oli täiesti loomulik, et kirjutamisega tuli teenida. Sample complete. Ready to continue?